Tere! Mina räägin täna siin oma kolleegi Anneli Veedammega, kes on loomatervise juhtivspetsialist Põllumajandus- ja Toiduametis ja väga pikaajalise kogemusega loomaarst. Tere, Anneli! Tervist! Teema, millest täna räägime, on suu- ja sõrataud. Alustuseks küsin sinu käest, mis haigus see suu- ja sõrataud on? Suu- ja sõrataud on siis eriti nakkav loomataud. Me räägime viirushaigusest. Suu- ja sõrataudi viirusel on 7 erinevat serotüüpi ja nakatumine ühte nendest ei anna kaitset, et sa ei võiks ka hiljem teistesse serotüüpidesse nakatuda. Tema ohtlikkus seisneb selles, et ta on väga nakkav ja nakatab siis kõiki sõralisi loomi, ehk et siis veiseid, lambaid, kitsi, sigu ja ka uluksõralisi, et meie tingimustes siis räägime põtradest, kitsedest, metssigadest, ka hirvedest. Ehk et sisuliselt loomade ring, keda see võib puudutada ja mõjutab, on väga suur. Sinna kuuluvad nii kodus peetavad loomad, farmis peetavad loomad kui ka metsloomad. Et nii ongi ja selles seisneb ka tema nii-öelda ohtlikkus, ehk et hästi paljusid erinevaid loomaliike nakatab ja siis need loomad võivad kõik üksteist edasi nakatada. No Eestis ei ole suu- ja sõrataudi olnud juba väga pikka aega, kui ma õigesti mäletan, siis viimane taud oli siin Eestis 1982. aastal. Milline see olukord maailmas täna on? Kus kohas seda suu- ja sõrataudi on kõige rohkem? Jah, et tegelikult suu- ja sõrataud on maailmas päris laialt levinud, et esineb teda hästi palju ja sageli siis Aasia maades, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas. Euroopa on siiani olnud suhteliselt hästi kaitstud, et viimane suurem puhang oli siis 2001. aastal Ühendkuningriigis, kus ta oli väga laiaulatuslikult levis ja põhjustas tohutut majanduslikku kahju, et tabandas siis see epideemia seal kokku üle 2000 loomapidamiskoha, hukati taudi tõttu 6 miljonit kodulooma ja arvatakse siis nii otsese kui kaudse kahjuna tekitas ta majandusele kahju 8 miljardi sterlingu ulatuses, nii et tohutu mõjuga. Eestis viimati siis 1982, kui mina olin parajasti teise kursuse üliõpilane tolleaegses Eesti Põllumajandusakadeemias ja mäletan neid tauditõrjemeetmeid päris hästi. Kui see nii suure mõjuga on see haigus või taud õigemini, siis kuidas ta tegelikult levib? Suu- ja sõrataud on siis, nagu juba ütlesin, viirusnakkus ja tema levik võib siis olla otseselt kas loomade otsekontakti vahel, aga ülekandumine ka kõikide loomade nii-öelda kehaeritiste kaudu, nakatunud loomsete saaduste ehk et siis liha, piima, ka nende toodete kaudu, kui nad ei ole piisavalt töödeldud. Ja suu- ja sõrataud võib teatud oludes nakata või edasi kanduda ka siis tuulega näiteks, ehk et siis tema ohtlikkus seisnebki selles, et ta on väga kergesti nakkav ja väga kergesti ülekanduv. Aga kuidas seda eriti ohtlikku loomataudi, mida sa just kirjeldasid, on võimalik ära hoida? Mida selleks peaks tegema üks loomapidaja? No loomapidaja saab ikkagi oma loomade kaitseks teha päris palju. Ta peab mõtlema läbi siis need riskid, millega nakkus võib tema loomadeni jõuda ja võtma siis selle kaitseks kasutusele erinevad abinõud ja neid nimetatakse bioturvameetmeteks, et selline keeruline nimi. Aga lihtsalt öeldes tähendab see päris selliseid lihtsaid asju, ehk et siis tuleb piirata kõikvõimalikke
võimalikult saastunud või nakkust edasi kandvate materjalide ligipääsu oma loomadele. Nagu juba ütlesin, et võib kanduda edasi siis otsekontakti teel, see tähendab seda, et tuleb piirata loomade, näiteks siis ulukloomade ligipääsu enda loomadele, tuleb tuua enda karja juurde ainult loomi, kelle tervises te olete kindlad. Ja samamoodi peab siis nii-öelda rakendama piiranguid ja süsteemi kõikvõimalike inimeste ja transpordivahendite ligipääsul farmi. Ehk et need on need riskikohad. Ja kindlasti siis nii-öelda see, et need meetmed erinevad, et tuleb võtta siis arvesse täpselt neid selle farmi iseärasusi, kes inimesed seal käivad, millised autod seal käivad, tuleb läbi mõelda, kuidas see liikumine toimub. Samamoodi siis teavitada kõiki neid, kes farmi tulevad, nendest reeglitest, mis kehtivad ja tuleb neid jälgida. Samamoodi siis nendele töötajatele, kes seal farmis käivad, tuleb selgitada neid nakkuse edasikandumise teid ja neid abinõusid, mis aitavad nakatumist vältida. Ehk siis lihtsustatult võimalusel aed ümber või aed kinni. Just. Ehk et ei pääseks loomad ligi. Samamoodi, et iga möödakõndija või möödasõitja tegelikult farmi territooriumile ei tuleks. Ja. Desinfitseerimine on oluline kindlasti. Desinfitseerimine on oluline, aga ennem desinfitseerimist alati peab mõtlema sellele, et ennem desinfitseerimist veel olulisem on puhastamine ja pesemine, sest et desinfitseerimisvahendid tavapäraselt mustadel pindadel ei toimi. Ehk et see on võib-olla enda rahustuseks. Ehk et kui me räägime näiteks käte desinfitseerimisest, siis veel tõhusam meede kui käte desinfitseerimine on käte korralik pesemine. Samamoodi siis jalanõud ja riided. Ehk et kindlasti peaks siis olema selge, et farmis kasutatakse teisi riideid kui neid, millega käiakse kuskil kodus, poes, reisitakse ringi. Ja samamoodi siis jalanõud, et tuleb vahetada siis tööjalanõude vastu farmis, tuleb riided vahetada tööriiete vastu farmis, käsi tuleb pesta farmi tulles, loomade juurde minnes ja lisada võib kindlasti muidugi sinna ka desinfitseerimise. Samamoodi siis transpordivahendid või autod, kes siis tulevad farmi, esimene ütleme siis nii, et abinõu on, et mõelda need erinevate transpordivahendite autode ristumisteed läbi. Kas nad üldse kõik peavad sinna farmi territooriumile sõitma? Soovitav on näiteks loomsete kõrvalsaaduste ehk siis vireeni auto nii-öelda liikumistee hoida eraldi, näiteks söödaveokite, piimaveokite liikumisteedest. Samamoodi on kõrgema riskiga siis loomi vedavad autod, et oluline on see, et autojuht näiteks ei tuleks farmi sisse loomade juurde või kui see on hädavajalik, siis saab kasutada nii-öelda siis kaitseriideid, jalanõude katteid ja nagu juba sai öeldud, et kätepesu ja desinfitseerimine samuti ülioluline. Kas võiks soovitada loomapidajatele tegelikult ka seda, et sellise meelespea nad võiksid oma farmi töötajatele nii-öelda ka seina peale panna ja meeldetuletuseks sellised põhiasjad ka läbi käia? Ja kindlasti. Et kõigepealt ongi see, et tuleks läbi mõelda, et millised need riskikohad üldse selle farmi juures on. Et millised autod seal käivad, millised inimesed seal käivad, kust need nii-öelda riskid võivad tulla. Siis mõelda läbi seda, et kuidas neid riske ennetada, kus on vajalik, nagu ma juba ütlesin, rakendada mingeid erinevaid liikumisteid, rakendada neid riiete vahetamist, jalanõude vahetamist, võib-olla kuskil on vaja panna desomatid vahele,
Ja need reeglid tuleb tõesti selgeks teha siis töötajatele eelkõige ja on abiks kindlasti ka, kui on mingisugused tahvlid, on võimalik veel kasutada erinevate alade eraldamiseks värvikoode, linte, kõike sellist. Nüüd palju on olnud küsimusi selle kohta ka, et aga kui meil on loomad karjamaal ja kõik käivad sealt mööda ja kuidas, et ei ole võimalik suuri, ütleme siis nii tulekindlaid müüre või valle ümber teha, et kuidas seal siis nagu tagada seda, et kõrvalised isikud loomade juurde ei pääseks. Siin tegelikult soovitaks välja panna võimalikult palju ikkagi hoiatussilte, näiteks farmi sissesõiduteede peale võib panna neid, et ära tule või lubatud ainult omanike loal. Samamoodi võib panna siis hoiatussilte karjaaedadele, et ära puutu loomi, ära sööda loomi, loomadele ligipääs keelatud ja nii edasi. Et kõik sellised teavitavad materjalid kindlasti tulevad abiks, sest et ütleme niimoodi, et enamus inimestest on ikkagi vastutustundlikud ja tajuvad neid riske. Ehk siis loomapidaja on see, kes vastutab oma loomade eest, aga tal on ka õigus piirata oma loomade juurde ligipääsu ja tema otsustab, kes tuleb tema farmi, kuidas ta tuleb ja millisel kujul ta tuleb. Absoluutselt, et see ei ole mitte ainult õigus, aga see on lausa kohustus. Kindlasti on hästi oluline loomapidajal jälgida oma loomade tervist ja just erinevate haigustega seonduvalt. Suu- ja sõrataudiga seonduvalt, et millised need nähud on, et kuidas loomapidaja tunneb ära siis võimaliku suu- ja sõrataudi. Kas sa kirjeldaksid neid nähtuseid? Et kõikide selliste eriti ohtlike loomataudide puhul kõige esimeseks hoiatavaks märgiks on mingi järsk toodangu langus. Et kui me räägime piimalehmadest, siis see piimatoodangu langus, loomade loidolek, vähem söömine, need on kohe märgid, et midagi võib olla valesti. Ja suu- ja sõrataudi puhul on siis niimoodi, et peiteperiood on kuni 21 päeva, kuid ikkagi ta ei pruugi nii pikk olla, et see võib olla ka selline 5-päevane näiteks. Ja siis ongi, et piimatoodangu langus, loomad on loiud, keelduvad söömast, tekib palavik ja suu- ja sõrataudi puhul hästi iseloomulik, see haiguse nimi juba ise ütleb, et mida see haigus siis tabandub. Et suud ja sõrgasid. Ehk et siis iseloomulikuks ongi selline hästi tugev süljevool, nüüd ma räägin veistest, süljevool, keelele tekivad villid. Need villid ei pruugi alguses olla hästi märgatavad ja nad on sellised kühmukujulised. Hiljem need villid lõhkevad ja tekivad sinna siis haavandid. Need võivad olla siis ninapeeglil, mokkadel, keelel, suulimas kestal ja need on hästi valusad ja see süljevool on selline väga tugev ja siuke iseloomulik matsutav heli tekib siis laudas. Siis edasi võivad tabanduda ka sõrad, ehk et siis sõra piirdel ja sõrgade vahel tekivad samuti need villid ja sellised haavandid. Ja udaral samamoodi siis villid, haavandid, mis on siis halvasti paranenud. Kõige sellega siis seondus ka palavik ja palavikku saab siis ära tunda sellest, et loomade veetarve või nad tahavad rohkem juua, et see on siis iseloomulik. Nüüd sigadel samamoodi siis kärsale, keelele tekivad need samamoodi villid ja siis hiljem haavandid. Ka sõrgade äärde ja sigadel võib see sõra nii-öelda tohl isegi irduda ja on sigadel siis täheldatud täiesti nii, et nad nagu roomavad, nad ei saagi enam käia, see on väga valus neil. Ja sigadel on siis üldse iseloomulik, et nad
eritavad viirust hästi palju õhu kaudu ja sigasid peetakse siis sõrataudi superlevitajateks. Lammastel ja kitsedel kliinilised tunnused nii iseloomulikud ei ole, aga ka nendel siis tekivad need villid, mis siis hiljem haavanduvad samamoodi nagu veistel. Noorloomade puhul ehk et siis vasikad ja ka talled, et nende puhul võib esineda sellist äkksuremust ja tihti nendel on ka südamelihase põletik ja sellised nähud, et need villilised ja haavandilised haiguspilt ei ole alati nende puhul nii-öelda kindel, et see jõuab üldse tekkida. Et selline päris kole haigus. Jaa, kole on ta tõesti, aga kui nüüd loomapidaja märkab midagi sellist, mida sa just kirjeldasid, siis mida ta tegema peab? Et loomapidajal alati on kõige esimene kontakt haiguste puhul või haiguskahtluse puhul on tema loomaarst, see, kes tema loomi regulaarselt ravib, kellega ta peab nõu, et kuidas paremini oma loomade eest hoolt kanda ja siis kõigepealt tuleks siis pöörduda enda farmi teenindava loomaarsti poole. On võimalus muidugi pöörduda kohe ka PTA ehk Põllumajandus- ja Toiduameti poole, et meil siis meie kohalikud esinduste veterinaaраmetnikud on siis samamoodi kontaktiks. Aga esimene kontakt tegelikult peaks olema enda loomaarstiga. Kas seda suu- ja sõrataudi on võimalik ravida? Spetsiifilist ravi suu- ja sõrataudil ei ole. Ja tegelikult, kuna me räägime siis eriti ohtlikust loomataudist, siis selle haiguse diagnoosimisel, haiguse leviku piiramiseks rakendatakse siis tauditõrjemeetmeid, loomad kõik hukatakse, need korjused hävitatakse, et nad seda viirust edasi ei kannaks, et haigust ei ravita. Selle haigusega seonduvad hukkamised, desinfitseerimised, kõik seda korraldab riik. Jah, et eriti ohtlike loomataudide puhul on siis riigil see kohustus ja Põllumajandus- ja Toiduamet siis korraldab kõik selle, mis on seonduv siis taudikolde nii-öelda likvideerimisega. Kas loomapidajale hüvitatakse ka loomade maksumus? Suu- ja sõrataudi puhul loomapidajale hüvitatakse siis taudi tõrjumisega hukkamisele määratud loomade maksumus, samuti siis otsusega hävitamisele kuuluvate loomsete saaduste, söötade ja muude materjalide maksumus. Aga see maksumus nagu tuleb hiljem, et ega me päris alguses seda täpselt ei tea. Aga jah, et tõrjemeetmetega ka nii-öelda hävitamisele määratud loomade maksumus hüvitatakse. Kui nüüd ühe loomapidaja juures on tuvastatud suu- ja sõrataud, siis mida see tähendab ümbruskaudsetele farmidele või loomapidajatele? Jah, et kui me kuskil siis tuvastame suu- ja sõrataudi esinemise, diagnoos kinnitatakse, see on alati siis laboruuringute tulemusel, siis kehtestatakse ümber selle taudikolde kaitse- ja järelevalvetsoonid ja ka nendes tsoonides olevate farmide loomad uuritakse, et kindlaks tegemaks, et haigus ei ole edasi levinud. Ja nendes tsoonides siis kehtivad piirangud nii loomade liikumisele kui ka siis loomsete saaduste, siin me räägime siis liha, piim, ka kõrvalsaadused, näiteks sõnnik, suu- ja sõrataudi puhul isegi siis heina ja põhu liikumisele on piirangud, et piirangud kehtivad siis nendes tsoonides, kuni see haiguskolle on likvideeritud. Kui kiiresti loomapidaja võib endale uued loomad võtta? Nüüd farmi taasasustamise kiirus sõltub sellest, et
esiteks, kui kiiresti jõutakse see taud likvideerida, pärast seda on veel nii-öelda järelevalveperiood, või tähendab siis kõigepealt loomad hukatakse, kõik materjalid hävitatakse, tehakse siis pesu ja deso, pärast seda on järelevalveperiood ja siis on võimalik loomade või siis farmi taasasustamine. Aga nüüd sõltubki, et kui suur see farm oli, et kui meil on väikese farmiga tegemist ja loomi on vähe, et siis tõenäoliselt see ei võta väga kaua aega, aga suurte farmide puhul, kus esiteks see loomade hukkamine võtab aega, samuti see pesu ja deso tegemine, et see võib minna päris pikaks. Nendes farmides töötavad inimesed igapäevaselt. Kas see suu- ja sõrataud nakatab ka inimesi? Suu- ja sõrataud inimestele ohtlik ei ole. Et ta ikkagi nakatab ainult sõralisi loomi. See on küll rõõmustav. Ehk et kokkuvõtvalt siis tasub olla tähelepanelik, tasub loomapidajatel meelde tuletada nii endale kui ka oma farmis töötavatele inimestele bioturva nõuded. Kui märgatakse loomal nähtusid, mis võivad viidata mõnele haigusele, siis kindlasti tuleb võtta ühendust loomaarstiga ja teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit. Et ikkagi kõigepealt oma enda loomaarstiga, sest tegelikult neid villilisi haigusi on veel, et suu- ja sõrataud ei ole ainuke, ütleme nii, et ta on nagu kõige ohtlikum, kuna ta on kõige suurema mõjuga, aga on ka teisi haigusi, mis võivad kulgeda sarnaste nähtudega ja üldiselt Euroopas loomataudide alane olukord viimastel aastatel on keeruline. Taudid levivad tänu kliimamuutustele, inimeste reisimistele, pikkade vahemaade taha, nii et siin kindlasti on oluline oma loomaarstiga konsulteerida. Ta aitab ka kindlasti mõelda läbi neid riske, mis konkreetses farmis on ja anda soovitusi, et kuidas paremini oma loomi kaitsta. Ja kui tekib küsimusi, siis on võimalik vaadata täiendavat infot Põllumajandus- ja Toiduameti veebileheküljelt. Ja Põllumajandus- ja Toiduamet tegelikult meie veebilehel on päris palju igasugust erinevat informatsiooni, kaasa arvatud siis iganädalane ülevaade loomataudide esinemisest nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt. Ja kui veel on küsimusi, siis alati võib pöörduda Põllumajandus- ja Toiduameti esinduste loomatervise spetsialistide poole. Aitäh, Anneli! Jah.